Nii, minu kell on jõudnud 9:30, nii et ma arvan, et me võime siin alustada. Tere hommikust kõigile ja tere tulemast ka andmetarkuse võrgustiku esimesele webinarile. Minu nimi on Sille Sepp. Ma töötan Finest Targa linna tippkeskuses linnaliste andmeökosüsteemide juhina ja minuga koos on siin ka Jüri Jõemaa, kes on Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni pikaaegne juht ja tänaseks siis nõunik. Ja meie eesmärgiks on täna siis juhatada sisse webinaride sari, mille kaudu hakata järjepanu tutvustama erinevaid teemasid, mis on siis olulised just andmetega seoses. Webinaride jooksul me väga tehniliseks ei lähe. Küll aga proovime siis huvi korral erinevaid teemasid ka rohkem süvitsi arutada. Ja need teemad, mida me käsitleme siin webinaride jooksul, on väga laiapindsed. Me vaatame selles, kuidas andmeid on võimalik organisatsioonide tegevusse siis paremini integreerida. Tutvustame ka võib-olla Euroopa erinevaid poliitilisi suundi ja regulatsioone andmetega käsitlemisel, aga ka praktilisi nõuandeid ja näiteid Eesti ja välismaa ettevõtetelt, kes on siis leidnud viise, kuidas andmetest väärtust luua. Andmetega töötamine ei ole kaugeltki enam ainult siis jutumärkides organisatsioonide tegevuses ja mis peaks kuuluma ainult tehniliste ekspertide pädevusse. Me näeme seda, et me kogume ja loodetavasti ka kasutame andmeid aina rohkem ja on ka paljusid ettevõtteid, kes on leidnud enda jaoks viise, kuidas andmepõhiseid tooteid ja andmeid ka ise siis näha oma põhilise ärilise väljundina. Seetõttu me näeme ka seda, et on hakatud rääkima aina rohkem kontseptsioonist nimega andmemajandus. On hinnatud ka seda, et siis Euroopa Liidus juba järgmiseks aastaks, 2025. aastaks siis andmemajanduse maht kasvab 660 miljardi euroni, mis teeb sellest kuskil 4,9% Euroopa Liidu SKP-st. Ja samal ajal Eestis võrdlevalt siis hinnanguliselt on see kuskil 15%-ni SKP-st hinnatud 3,3 miljardi euroni. Need mahud on küll suured, aga samal ajal on ka tõdetud seda, et enamus andmeid, lausa 80–90%, mille andmeid lihtsalt ei kasutata, olgu selleks siis erinevad tekstid, tööstusandmed või mingid muud. Ja me võime siis üheskoos arutleda ka järgnevate webinaride jooksul, et miks see nii siis ikkagi on. Samas me nüüd näeme selliste numbrite taustal ka seda, et viimase 10 jooksul on toimunud siiski oluline nihe selleks, et andmemajandust toetada ja andmete kasutamist siis erinevates organisatsioonides, et väärtust luua. Ja me võime seal juures näha või eraldada 4 olulist mõõdet ja ma tooksin need siia sissejuhatuseks ka välja. Esimese mõõtmena me näeme seda, et on olemas poliitiline tahe siis toetada ja arendada andmemajandust ja samal ajal ka tagada seda, et ikkagi euroopalikud väärtused on siis säilivad andmete kasutamisel. 2020. aastal tuli välja andmestrateegia, mille üheks oluliseks osaks olid ka erinevad regulatiivsed initsiatiivid. Mitmed neist on tänaseks juba ka vastu võetud, nagu andmehaldusmäärus, andmemäärus, tehisintellekti määrus ja teised. Ja täna me küll ei jõua nüüd detailsemalt nendest hakata rääkima, aga oluline on siis ikkagi mõista seda, et Eesti organisatsiooni ettevõtteid hakkavad need määrused ka otseselt ikkagi mõjutama ja nendele peaks siis ikkagi tähelepanu pöörama. Teise olulise mõõtmena tooksin välja siis uued ärivõimalused ja ka andmemajanduse arengu kui sellise.
palju rohkem nähakse täna seda, et andmed on oluline osa tarneahelas. On leitud ka viise, kuidas andmeturul osaleda ja sinna panustada ka ja sellega kaasnevad on rakendatud erinevaid uusi ärimudeleid nagu andmete otsene müümine, ostmine, monetiseerimine. Teisalt räägitakse ka aina rohkem laiapindsest andmepõhisest koostööst ja ka andmete jagamisest, mida ka näiteks lahendused nagu andmeruumid püüavad toetada ja loomulikult siis tehisintellekti laia kasutusele tulek eeldab seda, et andmete kättesaadavus on olemas. Kolmanda mõõtmena tooksin välja tehnoloogia arengu, mis kindlasti just viimastel aastatel on palju aina kiiremaks muutunud. Olgu selleks siis side- ja pilvetehnoloogiad ja seda toetav tehniline taristu, olgu selleks andmevahetuskeskkonnad, digitaalne identiteet ja juba ka mainitud tehisintellekt ja sellega seonduvad tehnoloogiad, sest me ju teame, et tehisintellekt on ka väga lai mõiste. Ja viimase mõõtmena ei saa ümber sellest, et me peame ikkagi mainima ka ühiskondlikku ja keskkondlikku vaadet selle tõttu, et andmed ei looks väärtusi ainult ettevõtetele, vaid ka ühiskonnale laiemalt. Me suudaksime andmeid kasutada eetiliselt ja vastutustundlikult, leiaksime viise, kuidas neid ka rohe-eesmärkidel, näiteks rohe-eesmärkide saavutamiseks kasutada ja luua ka praktilisi võimalusi, kuidas andmeid teha kättesaadavaks nii inimestele endile kui ka kogukondale, et nad neid saaksid kasutada ja sellest väärtust luua. Nii et selliste 4 olulise mõõtme juures ja laine mõjusfääris on oluline siis ikkagi ka küsida, et kuidas Eesti organisatsioonid ja ettevõtted sellises kontekstis käituvad ja kas osatakse neid uusi võimalusi enda jaoks realiseerida või siis toimetatakse ikkagi edasi vanaviisi. Ja siinkohal ongi mul hea siis tuua vestlusesse juurde ka Jüri, kellel on pikaaegne kogemus töötada ja näha seda hingeelu erinevatelt ettevõtetes Eestis, nii tehnoloogia kui ka võib-olla mitte nii tehnoloogiliste organisatsioonide seas ja küsida seda, milline on sinu vaade sellele, millised on üldse need põhilised viisid, kas ja kuidas organisatsioonid suudavad andmeid oma tegevusse integreerida ja millist väärtust üldse andmepõhine ettevõtlus ja juhtimine suudab ettevõtete jaoks luua. Ja aitäh ja tere hommikust kõigile andmeteemast huvitatutele. Et jah, ITL on tegelenud andmete teemaga päris kaua, ma arvan, mäletan seda, et aastal 2012 ja 2015 olen ma ise tegelenud avaliku teabe seadusega, kindlasti ka varem veel. Ja tegelikult sellise erasektori andmetega ja rohkem sellise andmevahetusplatvormide ja sellise teemaga me hakkasime tegelema aastal 2016, kui me rääkisime, et koostasime ühe lähteülesande sellise platvormi loomiseks, millest täna tegelikult on alles jõudnud riigis sellise süvaanalüüsini ja toimetamiseni, et kuidas seda teha. Aga selles mõttes, mis on eesmärk, ma hästi kiiresti, kuna me oleme hästi kontsentreeritud ürituselt täna, püüan midagi tekitada sellist tervikpilti, et kuhu me tahame jõuda ja kuidas me tegelikult nendest andmetest, mis on uus kuld. Kunagi püüti sellest rääkida kui naftast, aga kahjuks nafta põleb ära ja teda enam ei ole. Kulda on võimalik taaskasutada täpselt samuti nagu andmeid ja väikese mõneaastase seletamisega me jõudsime selleni, et nüüd räägitakse andmetest kui uuest kullast. Ja mis tegelikult on eesmärk? Meil on hästi palju andmeid nii tööstustes, teenindusettevõtetes, avalikus sektoris. Meil tekib üha rohkem tarku sensoreid, mis toodavad hunnikute viisi andmeid ja tegelikult on ikkagi eesmärk neid
rohkem ja efektiivsemalt kasutada selleks, et tootmisprotsesse muuta targemaks. On aastaid tagasi, praegu on ilmselt olukord kindlasti palju parem, kus tööstusettevõtetes oli mitu erinevat robotit, mis tootsid hästi palju andmeid kõik, aga neid ei olnud omavahel kokku pandud ja tegelikult ei olnud ostetud suhteliselt väikese rahaga võrreldes nende robotite hinnaga seda litsentsi juurdepääsuks nende robotite loodud andmetele. Ja tänu sellel tegelikult tootmisprotsessid ei olnud väga efektiivsed ja tegelikult nende andmete eesmärk saab olla, et nende andmete põhjal, andmete abil tootmisprotsessid saaksid muutuda efektiivsemaks, pannes need masinad omavahel kokku, tegelikult kogu tarneahel kokku, mitte me ei räägi ühest tehasest, vaid me räägime ikkagi erinevatest tükkidest, logistika, tooraine toomiseks, tehas ise, tarne pärast müük ja tegelikult ka töötajate tööaja arvestused, kõik muud asjad, kõik on andmed ju tegelikult. Et see on üks tükk. Kindlasti teine tükk on inimesed ise, kas need teenuste kasutajad on siis nende tehaste või teenindusettevõtete teenuste kasutajad, on nad siis, ma ei tea, restorani kliendid, kes saavad tänu sellele, et tarneahel on paigas, saavad värsket toitu, või see keskkonna jalajälg väheneb tänu sellele, et arvestatakse täpselt välja või täpsemalt välja seda, kui palju toorainet on tarvis ja seetõttu ka sealt tulenevalt lõpuks on see toit maitsvam, värskem, mis iganes. Ja vaadates avaliku sektori poole kindlasti väga palju andmeid on ju olemas avalikul sektoril. Me endiselt kahjuks räägitakse selle once-only printsiibi, kuidas rakendada once-only printsiipi. Ma kuulasin ka eile Riigikogus minister Riisalo juttu, kus talle heideti seda ette, et miks see ei toimi. Jah, eks see asutuste probleem on see, et ikkagi igaüks tahab neid andmeid enda kõhu alla korjata ja nendega ise kuidagimoodi toimetada ja arvab, et tema andmed on kõige paremad. Aga kindlasti läbi aja on see juba praegu paremaks läinud, nende silatornide ärakadumine ja uued teenused tõesti praegu vaadates ka neid sündmusteenuseid, mis on riigis arendatud, et need on tegelikult ju sellised uut tüüpi lahendused, kus inimene ei pea ise sekkuma, tegelikult andmed on kõik olemas ja nende põhjal tegelikult ju avalik sektor muutub efektiivsemaks ja toodab inimesele ise neid teenuseid, mida inimesel tarvis on. Ja muidugi jõuamegi ikkagi selleni, et äriettevõte tahab ju kasumit teenida, kui tal on võimalik kas kokku hoida või oma tootmist laiendada, siis tegelikult see andmed võimaldavad tal seda teha. Ma tooks siia pilti nagu sellise kogu selle ühiskonna vaate ka, just avaliku sektori mõttes, et tegelikkuses ühiskonna vaates kasutades andmepõhiseid andmetel põhinevaid otsuseid on võimalik teha kogu ühiskonna vaates paremaid ja õigemaid otsuseid, nii andes nende andmete analüüsi põhjal, andes poliitikutele ette siis võimalikud valikud, et kindlasti see on ka üks temaatika, mis vajab nagu tõsisemalt toimetamist ja tegelikult seda ka poliitikute poolt seda usaldamist, mitte, et me arvame, vaid andmed näitavad seda trendi, kui te niimoodi teete, siis juhtub nii ja nii edasi. Nii et selles mõttes, kui me läheme siit edasi, siis võtta seda pilti joonistades, siis tegelikult selleks, et sinna nende eesmärkideni jõuda, meil tegelikult ju täna ongi olemas erinevad andmed. Meil on ettevõtete protsesside ja majandustegevuse andmed, meil on erasektori andmed, meil on avaliku sektori andmed ja tegelikult eks need andmed, see pilt ei ole võib-olla nii mustvalge, et kui me vaatame neid eraisikute andmeid, siis tegelikult eks nad on ju riigi käes osaliselt nad on teenusepakkuja käes. See on mingis mõttes selline mitte hall tsoon, vaid see jaotub nagu erinevalt, nii et ja kui me vaatame ka näiteks masin loodud andmeid, siis ka näiteks tavalise nutitelefoni poolt loodud andmed, on nad siis inimese andmed või nad on selle teenusepakkuja andmed lõpuks osaliselt, et kõik see vajab nagu selgemat arusaamist.
ja päris kindlasti kogu selles nii-öelda vundamendina selles pildis on oluline see, et need andmed oleksid kättesaadavad, nad oleksid tegelikult ka kaitstud, et turvaliselt hoitud ja et need andmed oleksid kvaliteetsed. Muidu me võime ju teha milliseid iganes otsuseid, aga lõpuks, kui need otsused on ebakvaliteetsete andmete põhjal tehtud, siis ei ole nende otsustega mitte midagi teha, nii et see on tegelikult see pilt, mida me näeme. Nüüd võtame järgmise kihi siia peale, mis on tegelikult erinevad poliitikad, on nad nüüd siis piirangud või soosivad, erinevad seadusandlikud eeldused selleks, et andmeid kasutada või neid kaitsta. Et siin on terve hulk erinevaid Euroopa Liidu õigusakte, tegelikult ka Eesti õigusakte. Ja ma arvan, et järgmiste webinaride käigus neid lahatakse põhjalikumalt. Väga paljud neist on juba jõustunud. Et siin põhimõtteliselt see, millest siin jutt on niinimetatud Big Five, mis on Data Governance Act, Data Act, AI Act. Et need tegelikult, nende põhiline nagu üks pool on see, et kuidasmoodi rohkem neid andmeid avada kasutamiseks ja tegelikult ka kasutamiseks vaadates seda tehisintellekti nii-öelda võimalustele, et kuidas neid andmeid tehisintellekti jaoks rohkem avada. Ja vaadates mõnda näidet siit, eks ole, et Data Act näiteks avab erinevate valdkondade väikeettevõtetele või ka suurematele ettevõtetele võimaluse pakkuda järelteenuseid, näiteks kõige lihtsam näide autode järelhooldus. Täna on paljuski ainult selle ühe autotootja keskne. Tulevikus see autotootja peab seda avama, neid auto poolt toodetud andmeid ka teistele teenusosutajatele, tõsi teatud tingimustel, lepingute alusel, mida need regulatsioonid ette näevad, aga nii, et need teised alternatiivsed autohooldusettevõtted saavad ka seda autot hooldada ja võib-olla tekib ka kindlasti konkurents sellel teemal. Või vaadates nagu kogu regulatsioonipaketti, et ka inimene peaks saama teada näiteks seda, kuidasmoodi tema ostuotsuseid muditakse, et ka sellest protsessist natuke seda protsessi täpsemalt mõista, et milliseid andmeid kasutatakse selleks ja kus võib-olla ta soovib neid piirata, nii et see on tegelikkuses selline pakett erinevatest asjadest, mis tõesti seavad päris palju piiranguid, aga samas nad annavad ka päris palju võimalusi nende andmete kasutamiseks ja tegelikult siis ka lisandväärtuse loomiseks, paremate teenuste loomiseks, et nii IT-ettevõtetele kui nende andmete omanikele, et see on päris kindlasti nagu see koht ka, et kasusaajad on tegelikult peaksid olema eelduslikult kõik need osapooled ehk need andmete omanikud, uute teenuste loojad, nende uute teenuste kasutajad. Ja ma juba jõudsin otsapidi sellesse järgmisesse kihti, milleks on siis tegelikult uuenevad protsessid, et ei ole ju mõtet automatiseerida sellist rumalat protsesse, siis me saame rumaluse 10 korda kiiremini ära tehtud ja kaotame 10 korda rohkem raha, vaid pigem nende andmepõhiste protsesside juures tuleb vaadata üle ka protsessid ise ja sellest tulenevalt siis kohandada oma mudeleid. Just nimelt need uued ärimudelid, ma arvan, nende uute ärimudelite põhiline märksõna on koostöö just nimelt andmete omanike ja IT-ettevõtete või teenuse loojate vahel, et nad saaksid ja erinevate andmete omanike vahel, et panna siis kokku erinevad andmed. Siin on ilmselt Eestis ka tehtud sellist näidet, kus kindlustusettevõtte on teinud online lahenduse, kus sa tellid kindlustus elektroonselt, süsteem paneb kokku transpordi või autoregistri andmed, selle isiku andmed, hindab automaatselt ära selle kindlustuspakkuja ja ta need riskid ja pakub välja selle kindlustuse ja seal on tegelikult ju mitu kohta, kust koha pealt need andmed tulevad või kui võtame tegelikult ka ja siia alla tulevad siis erinevad, kas siis andmevahetuskihid,
riigi mõttes on see XD, aga tegelikult erasektori mõttes me oleme rääkinud sellest data marketplace'ist, et place'ist, eks ole, kus tõesti erinevad erasektori andmed jooksevad kokku ja kus tekitatakse neid mudeleid. Ja andmeruumidest päris kindlasti kõige kaugemale on praegu arenenud terviseandmeruumid, kus Euroopa Liidust tuleb juba vastav regulatsioon, mis määratleb ära, kuna see on hästi tundlikud andmed, määratleb ära selle andmeruumi toimimise, reeglid ja kõik muu. Ja siis saab, ja kindlasti on sellest väga palju kasu inimeste tervise eest hoolitsemisele või kogu sellele ahelale, et ka tervise, kuidas see õige sõna on, ennetusele, et haiguste ennetusele ilmsesti. Nii et sellised näited me leiame kindlasti igast valdkonnast. Ja lõpuks me jõuame siis selle kihini, kus tegelikkuses ju ikkagi asju teevad inimesed. Ja meil on ju tegelikult kaks suunda, eks ole, üks on need spetsialistid, kes andmetega tegelevad. Tegelikult on ka, hakkame kaugemalt peale, on need inimesed, kes ettevõtetes või riigiasutustes nende andmetega tegelevad ise olemata IT-spetsialist. Et kes peavad saama aru tõesti, et millised andmed tarvis on, millised teenused nad tahavad, siis sedasi me jõuame sinna, et meil on need andmeteadlased, analüütikud, insenerid, kes on IT-inimesed, kes teevad siis nendest andmetest mingid tooteid, lahendusi, teenuseid, mida on tarvis. Ja siis me jõuame selle tavainimeseni, kes peab aru saama, et nende andmete abil loodud uued teenused, et need on tõesti usaldusväärsed. Ta ei ole nagu selles kohal, et okei, jah, see tehisintellekt mulle siin räägib, aga kas ma ikka usun teda, et kas need andmed on ikka sellised nagu on need andmed õiged, on need otsused õiged, on need minu suund muditud mingil moel või otsused muditud, nii et ka siin on tegelikult käinud praegu vähemalt paari sellise kompetentsi profiili, milleks on analüütika, andmeinsener ja kohe läheb lahti andmehaldur, nende koostamine, et tegelikult koolitusasutused saaksid siis ka sellise vundamendi enda tegevusele, et mida siis kellele, pigem esialgu nendele inimestele õpetada, samas ka riigis ma tean, et käib sellise andmekompetentside õpetamine ametnikele, nii et tegelikult tegevused käivad, seda tehakse ka Euroopa Liidu tasemel, on mitu projekti selles mõttes, kus õpetatakse või töötatakse välja tehisintellekti tegevuskavasid, nii et selles mõttes on meil päris palju ka toimetamisi sellega. Nii et ja kui me nüüd vaatame seda tervikpilti, siis me oleme jõudnud siit andmetest läbi nende piirangute, protsesside, inimeste üles ja välja nende nende eesmärkide täitmiseni, uued protsessid, tootlikkuse tõus, uued teenused, kokkuhoid ja suures pildis ka õiged andmepõhised otsused. Nii et ma arvan, et see on sellise suure pildi jaoks, kust iga seda tükki järgmistel üritustel lahatakse palju põhjalikumalt ja detailsemalt. Nii et aga ma annan sõna tagasi, et saaks jätkata veel ühe uue teemaga. Aitäh sulle ja mul on eriti hea meel, et sa jõudsid viimase kihini just kompetentside ja kultuuri juurde, sest viimase sellise infokilluna on meil hea meel teile tutvustada ka uut sellist Eestist ärganud andmetarkuse võrgustikku, mis ka selle webinari on siin püsti pannud. Me oleme siis esiteks, kes me üldse oleme? Me näeme ennast kui avatud ja mitmekesist võrgustikku, kes koondab endas siis andmehuvilisi ja ka andmespetsialiste, olenemata sellest, milliselt erialalt, elualadelt või sektorist tullakse või ka millise varasema sellise kogemusega andmetest töötamisel. Teisalt me oleme näinud seda ja mõelnud, et võrgustiku liikmed, kes on viimastel kuudel kohtunud, näeme seda vajadust platvormile kui sellisele, mille kaudu siis Eestis ikkagi andmetarkust ja andmekirjaoskust edendada, levitada just Eesti organisatsioonide, ettevõtete ja ka ühenduste seas.
Ja sellise levitamise ja teadmiste ja oskuste arendamise kaudu on eesmärk ikkagi soodustada seda, et andmeid nii vastutustundlikult kui ka jätkusuutlikult paremini saaks väärindada jällegi mis tahes valdkonnas, mis tahes sektoris, et seal suunal me ei pane mingisuguseid piiranguid ette. Nüüd me oleme viimastel kuudel ka algatanud erinevaid tegevusi ja kaardistanud seda, et millised tegevused siis suudavad mingisugust mõju avaldada ja mis need üldse eesmärgid võrgustikul võiksid olla. Esiteks ka selliste webinaride kaudu püüame me tuua kokku parimaid teadmisi ja praktikaid nii Eestis kui välismaalt. Ja selle kaudu siis neid oskusi ja teadmisi ikkagi levitada. Teisalt me püüame toetada ikkagi andmeprofessionaalide arengut Eestis selleks, et meil oleks neid inimesi ja eksperte, kes suudavad ikkagi andmetega töötada ja seda väärtust siis luua. Aga samal ajal me näeme ka seda, et ekspertidest ainult ei piisa. Lõpuks on ikkagi oluline see, et see kultuur muutuks. See, mis Jüri mainis, et kas me üldse väärtustame andmeid kui olulist ressurssi ja oskame siis selle ressursiga ikkagi ka midagi peale hakata. Ja viimase sellise mõju eesmärgina on ikkagi ka see, et andmed ei saa olla ressurss lihtsalt. Lõpuks peab see ikkagi viima mingisuguse arenguni ja me püüame soodustada seda, et Eestis toimuks ikkagi positiivne areng nii ühiskondlikes vaates kui ka majanduslikus vaates ja suudaksime seda ressurssi oskuslikult ära kasutada. Nii et selliste mõjuindikaatorite ja eesmärkide suunal oleme algatanud siis erinevaid tegevusi. Esimese asjana oleme loonud LinkedIni grupi, kus meil on täna juba üle 170 liikme, ilmselt ka mitmed teist, kes täna webinari kuulavad. Meil on selle üle väga hea meel. Esiteks me kutsume siis teid seal jagama oma häid materjale, kutseid erinevatele üritustele, ideid, aga ka küsimusi võrgustiku teistele liikmetele ja loomulikult teie olete oluline osapool selleks, et võrgustik kasvaks, nii et kutsuge ka oma kolleege ja tuttavaid võrgustikuga liituma LinkedIni grupis. Me mingisuguseid tingimusi teile selleks ei esitata. Me jätkame ka sarnaste webinaridega, mis on siis suunatud laiemale avalikkusele ja teistele ekspertidele, aga jällegi me püüame seda hoida võimalikult sellise lihtsana, et see ei nõuaks varasemat kogemust. Ja kui teil on tunne, et teil on oluline, et see andmetarkus ja andmekirjaoskus ikkagi leviks ja tahaks panustada võrgustiku arengusse, siis on teil võimalik ka kohtuda võrgustiku tuumikuga igakuiselt ja neid tegevustele siis õlga alla panna. Kui te sooviksite ka tutvuda võrgustiku eesmärkide, taustaga ja seniste liikmetega rohkem, siis saab seda teha siinse lingi ja QR-koodi kaudu. See viib teid siis andmetarkuse võrgustiku manifestini. Ja me oleme seni hoidnud siis võrgustiku sellist kesta või vormi üsna minimaalsena. Keskendume esialgu siiski sisulisele tegevusele ja seetõttu on see üsna selline lihtsakoeline dokument. Kui teil on täna tunne, et need teemad, mida me oleme tõstatanud, on olulised, tahaks sellele kaasa aidata ja ka toetada võrgustiku arengut, siis ootame teid ka loomulikult astuma võrgustiku liikmeks ja seda saab teha, kui sellele dokumendile oma nime lisate, leiate selle koha kindlasti seal üles. Nii et meie hakkame siinkohal oma juttu kokku tõmbama ja mainin veel ära, mis on järgnevad teemad ja kohad, millal saab järgnevatel webinaridel osaleda. 13. juunil juba järgmisel nädalal tutvustame teile teiste riikide andmevõrgustike Soome näitel ja sellest nädal edasi, siis 21. juunil täpselt samamoodi hommikul tutvustame andmemajanduse siis toetamisviise Eestis.
Nagu ka ilmselt olete märku saanud, siis nii tänase webinari kui ka järgnevad webinarid me salvestame ja teeme siin lähiajal ka selle kättesaadavaks, postitame selle sinna LinkedIni andmetarkuse võrgustiku gruppi. Ja kui teil on tunne, et jällegi need teemad, mida me oleme täna käsitlenud, oleks olulised kellelegi teisele, siis saatke neile see kindlasti ka edasi. Pärast suve kohtume järgnevate üritustega juba siis sügisel ja praegu ütleme teile omalt poolt aitäh. Aga tohib, et paar küsimust on tulnud siia küsimuste vastuste hulka, et kas on veel hetk, kui ma küsin need teilt? Meil on. Jah. Hästi, esimene küsimus on siis Anni Raielt ja küsimus on, et Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Kliimaministeeriumi korraldas hiljuti metsaandmete talgud. Sealt selgus turuosaliste poolt, et andmeid on palju, aga nende ühildamine ja ristamine on keeruline, kuna neid kogutakse erinevates formaatides ja vormides. Lisaks koguvad ka riigid andmeid väga erinevatel meetoditel. Kas on oodata näiteks EU poolt, ilmselt siis näiteks valdkonnapõhiselt, andmete kogumise metoodikate ja formaatide ühtlustamist, et soodustada andmemajandust ja ka andmetel põhinevate ettevõtete tegutsemist eksporditava teenusena? Kas maailmas EUs on mingeid eriti eesrindlikke liike, kes andmemajanduse jagamise soodustamise on riiklikult hästi korraldanud ja ühtlustanud? Et ma ei tea, oskate te kommenteerida, vastata või kuidas teie kogemus on sellises? Kohe nii detailselt ja sektoripõhiselt vastata ei oska. Ma arvan, et need initsiatiivid, ma praegu kohe peast ei mäleta, kas metsandus oli selles, on selles nimekirjas nende andmeruumide teemas, seal oli tegelikult 14 valdkonda. Roheleppe on seal. Roheleppe, jah, see võib olla küll, et selle raames Euroopa Liidus tehakse. Kui ma praegu vaatan seda, mis näiteks, ma lihtsalt on analoogia, ma tõesti ei tea sisuliselt seda valdkonda. Aga ma vaatan praegu seda, mida tehakse terviseandmeruumiga, siis minu arusaamisel seal just midagi taolist tehaksegi. Ma võin omalt poolt siia lisada, et üleüldiselt on see üldine suund, et püüda siis parimaid praktikaid kokku tuua ja ka standardiseerida seda, et milliseid andmemudeleid on koostatud, kuidas neid andmeid saaks jagada, milliseid tehnoloogiaid on võimalik selle juures kasutada. Ja kui me lähme sinna just andmeruumide konteksti, mis soodustavad just sellist andmepõhist koostööd ja andmete laialdast jagamist nii riigisiseselt, regioonipõhiselt kui ka rahvusvaheliselt, siis just sellise keskkonna kontekstis on just roheleppe või Green Deal andmeruum olemas ja Euroopa Liit on päris palju investeerinud viimastel aastatel erinevatesse lahendusse, kas või näiteks Copernicus või Destination Earth. Et seal mingisuguseid viiteid on võimalik kindlasti jagada ja kui see on ka teema, mida tahaks süvitsi uurida, siis võime ka selle webinaride või ürituste nimekirja panna. Ja siis teine küsimus on, et kuidas andmetarkuse LinkedIn grupi leian ja siis on ka Kuldar Aasilt vastus lingiga, et kuidas selle leiab. LinkedInis võib ka lihtsalt otsida andmetarkuse võrgustikku või siis on ta grupp number 9556871. Aitäh, jah, just, et kes on vahepeal selle lingi sinna chati pannud, me lisame ka need materjalid siis LinkedIni ürituse lehele, et on võimalik sellega hiljem tutvuda ja jällegi need järgnevad üritused samamoodi postitame või loome siis LinkedInis, kus on võimalik juba järgnevate üritustel siis osaleda ja see link saada. Aga siis suured tänud kõikidele osalejatele ja esinejatele ja järgmise korrani. Just, aitäh teile, nägemist!